Tere päevast! Minu nimi on Ülle Metsman ja olen Põllumajandus- ja Toiduametist taimetervise ja paljundusmaterjali osakonnast ning minu tänane teema on seemnete impordinõuded. Kevad hakkab järjest lähemale jõudma ja kõikidel on juba plaanid, mida sellel aastal kuskilt osta või tellida, milliseid seemneid, mida külvata, aga ongi vaja teada täpsemalt, et kui seemneid tellida või internetist siis osta, millistele nõuetele need peavad vastama, kui neid on plaanis siis tellida just kolmandatest riikidest ehk siis väljastpoolt Euroopa Liitu. Ja et kõike seda materjali ja tellimust siis kätte saada, siis ongi hea eelnevalt üle rääkida ja täpsustada, et milles need nõuded seisnevad, et ei oleks seda probleemi, et tellitud kaup ei jõuagi millegi pärast teieni. Hakkame siis järjest vaatama, mida need impordinõuded endast kujutavad. Minu ettekanne täna räägib 3 põhilisest teemast: seemnete sertifitseerimisega seotud impordinõuded, siis on taimetervise nõuded, mis puudutavad siis just erinevate taimekahjustajate ja haiguste suhtes kontrollimist, ja räägime üldse, millised karantiinsed taimekahjustajad siis võivad seemnetega levida, kui neid imporditakse just kolmandatest riikidest. Kõigepealt vaatame üle, millised on need taimeliigid, mida siis sertifitseeritakse. Need on erinevad teraviljakultuurid, õlikultuurid, söödakultuurid, köögiviljakultuurid ja ka peet on nende hulgas. Kokku siis 111 taimeliiki. Ja Euroopa Liit on kehtestanud siis oma turu kaitseks reegli, et teatud taimeliikide seemneid võib siis Euroopa Liitu tuua vaid samaväärseks tunnistatud kolmandast riigist, ehk siis selles riigis toodetakse seemet samade põhimõtete ja reeglite alusel, mis siis Euroopa Liidus. Et me just räägime nendest põllu- ja köögiviljakultuuride seemnetest, mida me just eelmisel slaidil loetlesime. Ja Euroopa Liidu Nõukogu otsus siis 2003/17 sätestab just nende riikide loetelu, kes siis on taotlenud samaväärseks tunnistamist ja kes siis on saanud selle vastavasisulise õiguse. Ja nende hulgas on siis nii lähimaid kui kaugemaid riike üle maailma, kellel on siis sertifitseerimissüsteem samadel alustel, mis on Euroopa Liidus ja täidab kõik need reeglid siis samaväärselt. Ja keda me siis saame usaldada, et nende toodetud seeme vastab samadele nõuetele. Sellel slaidil siin on siis nimetatud ära need riigid, kes on endale saanud siis samaväärsuse staatuse, kes toodavad siis põllu- ja köögiviljakultuuride seemet samadel alustel, mis seda teeb Euroopa Liit, ja on saanud siis selle kaudu õiguse siis oma seemet Euroopa Liitu müüa. Ja nende hulgas siis, nagu te näete, on viimane muudatus siin kindlasti Ühendkuningriik, et ka Ühendkuningriik on nüüd meil kolmanda riigi staatuses ja nendel on siis see samaväärsuse õigus olemas, et sealt pärit teraviljakultuure, söödakultuure, köögiviljakultuure, õli- ja kiukultuure ning peediseemet siis võib Euroopa Liitu sisse tuua. Nende hulgas siin nimetatud riikide hulgas ei ole kindlasti Venemaad, mis on ka üsnagi populaarne olnud meil varasematel aastatel, just riik, kust siis on toodud päris palju köögiviljaseemneid, aga kuna seal ei ole seda samaväärsuse printsiipi täidetud, siis Venemaalt neid seemneid tuua ei tohi.
Põllukultuuride seemnepakenditel on ka omad nõuded, et millised etiketiga peavad olema nad varustatud ja siin on siis näha OECD etikett ja selle partiiga siis on kaasas ka OECD sertifikaat. Ja kvaliteeti tõendavad dokumendid, samuti on siin üks näide selle kohta, mis on ISTA siis poolt väljastatud dokument, kvaliteeti tõendav dokument. Kui minna nüüd taimetervise nõuete poole ja vaadata ka neid lähemalt, siis viimastel aastatel on olnud järjest suuremaks probleemiks siis see, et erinevaid karantiinseid taimekahjustajaid on jõudnud siis uutesse piirkondadesse ja selle peamine põhjus on siis see, et pidevalt suurenes reisimine, kaubavahetus ja selle taustal on siis ka kliimamuutused, mis soodustavad siis seda, et erinevad taimekahjustajad ka kohanevad meie tingimustega paremini. Taimekahjustajad ja haigused ei tunne riigipiire ja selle tõttu siis kõikide riikide koostöös ühiste jõupingutustega on vaja siis seda olukorda reguleerida ja nii on siis ka taimetervise osas toimunud viimastel aastatel päris palju muudatusi ja seoses sellega just, et on karmistunud reeglid nii tavatellijatele, kes tellivad oma otstarbeks seemneid kolmandatest riikidest, kui ka nendele, kes neid impordivad ärilises mõttes. Nii et kõik on selle põhimõttega, et kehtestatud, et meil ei tuleks sisse uusi karantiinseid kahjustajaid, mis võivad siis ohustada meie põllukultuure, meie loodust, meie metsandust ja väldime siis uute organismide sissetoomist. If you're one of the millions of people every year entering EU borders from a third country, you need to be aware of an important new rule. Under the EU plant health law, you cannot introduce any plant or plant material into the EU unless it is accompanied by an official certificate from the Plant Health Authority in its country of origin. This simple rule will be mandatory from December 2019. It's been put in place to protect European agriculture and forestry from the entry and spread of new dangerous plant pests and diseases, which could be present on imported plant, fruit, vegetable, seed or other living plant material. The only exceptions to it are bananas, coconuts, dates, pineapples and durians. They do not need a special certificate because they do not pose such a risk. Plant pests that do pose a risk can be very destructive. If they're not stopped at customs, they can rapidly spread, damaging our green spaces, devastating crops, and harming Europe's beautiful landscapes, its agriculture, and the health of our environment. With the new plant health rule, you can play a small but powerful role in helping keep European territory safe. So please remember, if you do not have an official certificate for your plant or plant material, don't bring it into the EU with you. Taimetervise nõuetekohasust tõendav dokument on fütosanitaarsertifikaat. Ja alates nüüd 14. detsembrist 2019 peavad siis kõik taimed, lõikelilled, värsked puu- ja köögiviljad ja nende hulgas ka siis seemned olema varustatud just nimelt selle dokumendiga. Ja taimetervise sisseveo tingimused, nii nagu ma mainisin, et viimastel aastatel on toimunud muudatusi. Kõige viimased muudatused siis on toimunud just 2019, kui kehtestati üks komisjoni rakendusmäärus 2019/2072, kus on ära loetletud siis kõik nõuded, mida on lubatud sisse tuua, mis on keelatud, kui on lubatud, siis millistel tingimustel. Nii et see on üsna põhjalik dokument, kust on kõik impordinõuded võimalik siis üles leida.
Ja siin kõrval on siis üks fütosanitaarsertifikaadi näide, milline ta välja näeb, see dokument, tegemist on ühe Venemaa fütosanitaarsertifikaadiga, mis siis on väljastatud seemnetele ja põhimõte ongi selles, et kas tegemist on siis ärilisel eesmärgil impordiga või on keegi reisija või keegi on postipakiga tellinud endale seemneid, et alati peab siis olema see seemnesaadetis selle dokumendiga varustatud. Siin slaidil on siis näha teavitusplakatid, mida võib-olla paljud tänased kuulajad on märganud kas lennujaamas või mõnes maanteepiiripunktis, mis kõiki neid nõudeid siis, millest me juba eelpool rääkisime, ka meelde tuletavad, et kui inimene soovib siseneda kas siis lennuliiklusega meie riiki või tuleb ta maanteetranspordiga, et need nõuded alati siis meeles on ja teada, et alati fütosanitaarsertifikaat kaasas oleks, kui selliseid taimi, puuvilju, köögivilju, seemneid, lõikelilli kaasa tuua soovitakse. Ja põhimõte siis selles, et me kõik need taimehaigused ja kahjurid, mis on Euroopa Liidus karantiinseks tunnistatud, et me nende sissetoomist väldiksime. Mõned näited, milliseid ohte siis näiteks seemned võivad endast kujutada. Viimasel ajal on Euroopa Liidus päris palju muret tekitanud üks tomativiirus, mida nimetatakse siis tomatirukoos viiruseks. Ta on viirus, mis levib seemnetega ja on siis ohtlik nii tomatile kui paprikale. Ja Euroopa Liidus on siis järjest rohkem ja rohkem liikmesriikides seda viirust välja tulnud erinevate seirete läbiviimise kaudu. Ja põhjus on siis selles, et meil on imporditud erinevatest riikidest, kus siis see viirus on levinud, just nimelt seemet. Ja need peamised ohuriigid on Hiina, Iisrael, India, samuti Peruu. Need, nagu teada, siis näiteks nii paprika kui tomatiseemne kaubavahetus on vägagi ülemaailmne ja selle kaudu siis see probleem ongi avaldunud. Nii et Euroopa Liit on siis alates 2019 juba selle probleemiga tegelenud ja erinõudeid kehtestanud, nii et täna siis tuleb väga täpselt jälgida, millised on need ohuriigid ja millised nõuded siis peab olema selle seemnepartii puhul täidetud, et seda üldse saaks sisse tuua. Teine probleem on siis tomati ringspot viirus, mis on levinud samuti väga laialdaselt üle maailma ja teda on leitud ka Euroopa Liidus. Jällegi, kui me vaatame seda meie tomativilja, mida siin nii mõlemal pildil on ka nähtud, et need viljad ei ole enam väga turustamiskõlblikud, väga kvaliteetsed, et see on üks asi. Ja teine pool on siis kindlasti see, et viirused vähendavad ka saagikust. Nii et see on see peamine põhjus, miks me peame neid seemneid kontrollima ja miks nad peavad olema erinevate viiruste osas laboratoorselt analüüsitud. Kokkuvõtvalt, et enne seemnete importi siis millele tähelepanu pöörata? Tuleb kindlasti jälgida, kas taimeliigi seeme, mida te soovite importida, on üldse lubatud. Nii et seesama määrus, millest ma ennem rääkisin, seal on olemas nimekirjad, mida on keelatud sisse tuua ja see tuleks kindlasti ennem selle pilguga üle vaadata. Teine asi on siis vaadata just seda seemnete sertifitseerimise poolt, et kas see riik, see kolmas riik, kus te soovite seemneid tuua, kas see on tunnistatud samaväärseks just nende sama
seemne sertifitseerimise nõuete osas. Ja järgmine teema, et kas selle seemnepartiiga, mida soovitakse siis kas kaasa tuua või tellida interneti kaudu või siis ärilisel eesmärgil sisse tuua, kas sellega on kaasas fütosanitaarsertifikaat. Ja teinekord siis on väga oluline jälgida just seda, et kas sisseveonõuded kehtestavad ka mingid spetsiifilised, liigispetsiifilised erinõuded. Ja mida see tähendab? See tähendab siis seda, et kas sellel fütosanitaarsertifikaadil ehk siis taimetervise nõuete kohasust tõendaval dokumendil peab olema ka üks lisadeklaratsioon või lisalause, kas mõne haiguse osas, et kinnitatakse, et see on sellest vaba või veelgi täpsem kinnitus, mis puudutab näiteks sama tomati rugoosviirust, et seal on teatud spetsiifilised laused, mis siis peavad ütlema, et kuidas see on toodetud ja see seeme on siis ka läbinud teatud analüüsi, mis kinnitab, et seda rugoosviirust ei ole. Nii et kõiki neid aspekte tuleb siis jälgida seemnete tellimisel. Ja kui vaadata seda veel seda skemaatiliselt seda protsessi, kuidas see impordi kontrolli osa on üles ehitatud, et kõigepealt siis tulebki see sertifitseerimise osa üle vaadata, need lubatud riigid ja taimeliigid, milliseid seemneid on lubatud tuua ja edasi siis juba selle fütosanitaarsertifikaadi nõuete kohasuse pool. Ja kui kõik need nõuded on täidetud, siis on täiesti lubatud selle seemne sisse toomine. Aga alati tuleb see kõik enne üle vaadata, et ei tekiks sisseveol sellega probleeme. Et kui me vaatamegi nüüd viimase aasta impordi andmeid, siis seemnete impordil on päris palju nõuetele mittevastavusi ja just selle tõttu, et tõesti seeme pärineb kas sellest riigist, mis ei ole siis seemnete sertifitseerimise osas samaväärseks tunnistatud või puudub nendel fütosanitaarsertifikaat. Ja eelkõige siis tuletame jällegi meelde, et ka Suurbritannia on nüüd 3. riik ja sealt seemnet tellides kindlasti tuleb fütosanitaarsertifikaat sellele partiile juurde panna. Nii et see oleks selline ülevaade nõuetest, mis on üsnagi komplekssed, aga loodan, et need slaidid aitasid need selgitada. Ja ma tänan kuulamast. Kui on küsimusi, siis on need oodatud minu meili aadressile. Aitäh kuulamast!